Esiteks, lasteraamatud on mulle juba lapsepõlvest saati meeldinud ja mul on väga hea meel, et mul on olnud võimalus nendega ka oma tõlkija karjääri jooksul tegeleda ja ma mäletan väga eredalt, kui tore oli lastekirjanduse kaudu võib-olla saada mingit esialgset kontakti ka võõraste kultuuridega ja natukene avaramalt vaadata seda maailma. Nii et mul on tõesti suur rõõm, kui ma saan kuidagi oma tööga ka kaasa aidata tänapäeva laste võib-olla sellistele rännakutele kirjanduse kaudu. Ja lisaks erialases mõttes pakub lastekirjanduse tõlkimine parajaid pähkleid, teistmoodi vaadet tõlkimise protsessile ja kindlasti väga vastutusrikkana on see lihtsalt põnev, erialane väljakutse. Minust sai tõlkija täiesti juhuslikult. Ma sain tõlkimist mekkida natukene juba ülikooli ajal, aastat 10 tagasi, tõeliste tõlkekorüfeede käe all, aga tol ajal ma arvan, et mul ei jätkunud võib-olla küllalt süvenemisvõimet või kannatust tekstidega tegelemiseks. Mida aeg edasi, seda rohkem ma olen hakanud nautima neid põnevaid pähkleid, nagu öeldud, mida tõlkimine pakub ja tõesti naudin seda. Itaalia keele õppisin ma ära, ma arvan, et aus vastus siinkohal oleks Itaalias. Ka seda sain ma natukene katsetada ja proovida ülikooli ajal. Ülikooli ajal oli minu põhiline erialakeel itaalia keel, aga tegelikult sain ma selle korralikult suhu elades Itaalias, Firenzes ja Sitsiilias aastakese. See oli, ma arvan, see aeg, mis andis sellise lõpliku tõuke ja motivatsiooni selle keele äraõppimiseks. Vastutustunne autori ja lugejate ees, aga kindlasti ka elevus ja hasart, mis tõlkides tekib ja mis on minu arvates üks tõlkija töö võluvamaid külgi. Ma arvan, et võrreldes kirjaniku tööga pakub tõlkija töö kindlasti mingit suuremat kindlust lisaks vastutusele ja võimaluse seigelda mingis kindlaks määratud ruumis või ma ise olen mõelnud selle peale, kui läbi metsa matkamisele, kus sa ikkagi tead enam-vähem oma sihtkohta, et sa tead, kuhu sa pead pärale jõudma ja umbes, mis võiks olla lõppsihtmärk erinevalt kirjaniku teekonnast, kus minu jaoks vähemasti see lõpp ei ole nii klaar.